Viimasel ajal on nii, et kogu aeg midagi tuleb meelde. Ja vot see hetk, kui ma istusin siin kuskil 10 minutit tagasi, kui siin praktiliselt kedagi ei olnud, tuletas mulle meelde minu elu kõige õudsamat loengut. See oli sügaval nõukogude ajal. Siis oli organisatsioon Ühing Teadus. Ma olin noor aspirant, tänapäeva mõttes magistrant Teaduste Akadeemias ja me teenisime natukene lisa, pidades loenguid siis Ühing Teaduse raamides. Ja tol korral sõitsin ma kuskile Pärnu rajooni, see oli üks kolhoos. Ja mind võttis vastu selle kolhoosi parteisekretär väga viisakalt, inimene tuli ikkagi Tallinnast. Ja saatis mind suure saali. See saal oli ikka kohe väga suur. Ja ma kohe tabasin, et kuidagi midagi on siin niisugust imelikku. Saalis polnud ühtegi inimest. Ja ta ütles mulle, et kuu lõpp ja plaanid on pingelised. Ja ärge te muretsege, teie rääkige, minge pulti ja meil on kõik sigalad radiofitseeritud. No hea küll. Ja ise istub maha, enam-vähem sinna, kus praegu prorektor istub. Ja kuidagi niheleb ja siis teate, et ma ka ei saa jääda. Ma pean rajooni aruande kirjutama. A te rääkige, mul on ka kabinet radiofitseeritud. Ja need 1,5 tundi, kusjuures ma ei tea, kas ta bluffis või mitte. Vot rääkida tühja saali ees. Teadmata, kas siin keegi kuuleb või ei kuule. No ta on sissejuhatavalt niisugune jaburavõitu lugu, aga tegelikult ta haakub selle valdkonnaga, millest me tahtsime teiega mõtteid vahetada. Ruumid mängivad väga olulist rolli, kindlasti. Ja mõjutavad meid ka väga palju. Ja nüüd esimene moment. Ma pigem markeeriks mõned minu jaoks huvitavad teemad ja võib-olla nad kuidagi haakuvad teie valdkonnaga või valdkondadega. Ja esimene moment. Paistab, et me tegeleme teiega väga erinevate asjadega. Mina valdavalt minevikuga, teie oleviku ja ka mõtisklete tuleviku üle. Aga tegelikult see objekt on meil üks ja seesama. See on inimene. Ja vot väga sageli me unustame, et kõikide nende asjade puhul määrav on inimene. Teil võivad olla siin hinnalised aparaadid. Te valmistute lindistamiseks, aga kui mina jätan tulemata, siis midagi ei toimu. Tähendab selles variandis, jah? Ja võt nüüd teine küsimus, mis oli formuleeritud ka selles pealkirjas ajaloost õppimine. Ja see on nüüd esimene selles reas, et kas inimene on muutunud. Kui me teiega lepime kokku, et ta on muutunud võrreldes sajandite taguse ajaga, siis võime ju kokku leppida, et õppida pole ju ka midagi õigus. Teised olud, teine inimene ja mis seal siis ikka on õppida. Aga tegelikult, kui me hakkame mõtlema sellele, mis määrab meie käitumist ja ka nende inimeste käitumist, kellega olude sunnil peate teie tegelema, siis see on ju väga sageli valik. Hea ja kurja vahel on ju niimoodi. Ja see valik on ju igavikuline. See ei ole tänase päeva valik ja ei ole ju oluline, kas ta valib mingi konkreetse teo sooritamise vahel kunagi sajandeid, tuhandeid aastaid tagasi. Aga ta on ikka seesama inimene, kes on mingi valiku ees. Ja see mehhanism või mehaanika või mingi tõukejõud, mõttekäigud, miks ta valib selle tee kontra teine võimalus. Need on ju jällegi igavikulised. Nii et kas ta on rõõmus, mis teeb teda rõõmsaks, mis teeb teda kurvaks, millised on tema reaktsioonid
teatud sündmustele ja mis on minu meelest erakordselt oluline ja teema, mida me võime teiega ka käsitleda. Ja mis on ju nii oluline ka selle maailma jaoks, mis on tinglikult kuritegelik maailm, see on hirm. See on nakatumine hirmu. See maailm on läbilisti nakatunud hirmu. Need on autoritaarsed riigisüsteemid, hirm. Vaadake, see on ju täiesti uskumatu. Vaadake, tänapäeva Ameerika Ühendriikide kongressis senatit, jah, hirm. Meile täiesti arusaamatu hirm, muuseas, jah. Me saame teiega aru Stalini aegsest hirmust, õigus. Sa ütled midagi, sa kaotad elu äärmuslikus variandis. Mida on karta inimestel, kellel pangaarvetel on kõigil vähemalt mitu miljonit ja kardavad. Ja me saame teiega kätte veel ühe olulise momendi, milleta me mitte midagi, mis inimühiskonnas toimub, ei suuda mõista. Ja see on märksõna võim. See on ükstaskõik mis variandis. See võib olla kool, see võib olla firma, see võib olla õppeasutus, see võib olla riik kui tervik ja nii edasi. Ja kui palju määrab seda suhtlust just nimelt seesama hirm. Omaette teema jällegi, kui huvi on, ma lihtsalt teen praegu väikese sissejuhatusega, hea meelega püüan siis täpsustada. Nüüd, miks ma soovitan mõnikord pöörata pilku ajalukku, minevikku? Minu jaoks minevik on midagi analoogilist keemiku füüsiku laboratooriumiga. Kui ma tahan mõista inimest, kui ma tahan mõista, mis toimub, kas või meie ühiskonnas, siis ma otsin minevikust midagi sellist, mis annab mulle enam-vähem aimdust, kuidas need protsessid võivad areneda, millised võivad olla mingisugused liikumised ühes või teises suunas. No ma teen teile näite. Ma isegi nii hästi mäletan, kuidas see soov tekkis. Eesti on ju väike, siin ei tohi ühegi inimese nime nimetada, sest võib-olla on kellegi lähisugulane, pole oluline. Aga üks minu hea kolleeg ühest asutusest, kus ma kunagi töötasin, edutati asedirektoriks. Ja enne ta käis nii, nagu kõik inimesed käivad, jah? Ja pärast seda hakkas ta käima nii. Ja mina mõtlesin, mis on temaga juhtunud. Ja võt siis sa otsidki minevikust mingisuguse ajajärgu, kus sa püüad siis näha, mida inimesed võimuga teevad või mis võim nendega teeb. Ja siis on mõistlik minna Rooma keisrite juurde. Sest ütleme, meie kultuuriruumis te ei leia mitte ühtegi paremat näidet kui Rooma keisrid oma piiramatu võimuga. 99 juhtumil 100 seda kasutatakse isiklike naudingute rahuldamiseks. Ja? On inimene muutunud? Leppisime kokku, eriti ei ole. Või hirm mingis teises variandis. No jällegi, ei hakka pikalt sellel peatuma, aga kui huvi on, võime sellest natuke edaspidi rääkida. Nüüd jälle, milleks ajalugu ja ka tänapäev, või kus nad pakuvad mingisuguseid väga olulisi seoseid. Ja mis on minu meelest ka tänapäeva ja ka teie maailma üks väga oluline küsimus, see on pseudoväärtused. Et kogu kuritegelik hierarhia ju baseerub pseudoväärtustel, on ju niimoodi, õigus. Ja? Kõik need hierarhiad on üles ehitatud meie arusaamadest lähtudes pseudoväärtustele ja ma olen kõige kõvem õigus. Ja? Meil on teiega nagu teised väärtused ja nii edasi. Vot see mehaanika. Ja jällegi, võtame teise näite veel kord, ma ainult markeerin, populism. No juba termin meile ütleb, et see läheb ju juurde ka Rooma. Ja jällegi siit me saame kätte. Kui ruttu kõik ununeb, kuidas kõik kordub. Ma toon teile ühe näite. 1918 lõpeb ju esimene maailmasõda. On ju nii?
Võtame nüüd Saksamaa variandis. Pole peaaegu ühtegi perekonda, kus kapil poleks mustas raamis isa pilt, vanema venna pilt, kellegi lähisugulase pilt. Möödub vaevalt 15 aastat. Ja? Tuleb keegi ja ütleb, lähme jälle. Ja enamus on nõus. Me oleme nii lihtsalt manipuleeritavad. Ja? Me oleme ja jälle kuritegelik maailm, vabandust, et ma üldse puudutan neid asju, millest mul pole aimu, aga me oleme ju bioloogilised elukad, karjaviisilised. Ja? Me oleme praid, aga mitte leopardid, kes tegutsevad valdavalt vist üksi, jah? Vist on nii, nii et seda arvestab. Järgmine oluline moment. Teie võite näha nii palju vaeva, kui tahate. Ja olukord läheb ikka käest ära. No ei olnud paremat politseid, salapolitseid, žandarmeeriat, kui tsaariaegse Venemaa politsei 20. sajandi alguses. Miks läheb kõik käest ära? Ja mis on üks erakordselt oluline moment. Jällegi tuginedes ajaloole. Vot kuidas siis nii minevikus? Kuidas nii? No ma tahan teile ühe näite. 13. sajandi algus. Sadakond rüütlit piiravad Konstantinoopoli linna. Umbes 100 000 elanikku. Linn langeb vastupanuta tugevate müüridega. Ja näited mingist väiksest kindlusest paneb ülekaalukatele jõududele vastu nädalaid kuid. Miks? Võõrandumine pole kellegi asi. Meil on oma mured. Ja vaadake, kõik need vapustused, revolutsioonid on ju valdavalt toimunud tulenevalt sellest, et see ei huvita keda. Ja sellepärast rohkem kui kõik need pätid 10 korda rohkem õõnestavad seda sisejulgeolekut, kas või need poliitikud, kes teevad mingisuguseid niisuguseid tempe, et me kaotame usu selles. Aga kui on kriitiline situatsioon, kui on vaja seda sõnumit, kui tinglikult on vaja seda karjajuhti, no kas me usume teda? No meile kogu aeg valetanud. Ja? Andka, ma panen jutumärki kogu aeg õigus. Ja? Vot see võõrandumine, see on üks võtmeküsimusi. Täpselt samuti nagu 17. aastaks oli valdav osa Venemaa linnade, suurlinnade elanikud, sest absoluutselt võõrand. Rasputin, Tsarin, kedagi juhib. Siia muidugi juurde tuleb veel üks tegur, kohe ma jõuan ka selle juurde. Nii et seda tuleb kindlasti arvestada. Nii et sageli need sisejulgeoleku võtmed paiknevad mitte otseselt ja ei ole teie kätes, jah? Vaid nad on hoopis nendes valdkondades, mis esmapilgul paistab, et meid üldse ei puuduta. Nii et see on üks oluline moment, mille puhul meil teiega pole teha midagi muidugi. Aga noh, teadmiseks võiks ju selle võtta. Nüüd, mis puudutab seda minevikust õppimist. No jällegi, mul on niisugune tunne, et miks me ei taha minevikku eriti või ei pea vajalikuks pilku pöörata, sellepärast et, no ja siin ei ole ka teist lähenemisviisi, et me õpime ju ajalugu koolis alates seal kuskil 5.–6. klassist ja kuidas me seda õpime, me ju liigume minevikust tänapäeva suunas, on ju niimoodi. No antiik oli meil seal 5. klassis. No ta on muutunud need kooliprogrammid enam või. No nüüd kujutage ette, kuidas 5. klassis saab ajalooõpetaja lastele antiigist rääkida. No räägibki, orjad olid, jah. Siis olid orjapidajad, siis tuli Spartakus ja no niisugune jutt.
me liigume nagu tänasele päevale lähemale ja kõik muutub nagu keerulisemaks. Ja on siis mõtet sealt minevikust midagi otsida, kui see paistab kõik nii lihtne. Ja kui meile pidevalt räägitakse, et iga järgnev põlvkond on ju targem meist, õigus, lapsed on nüüd nii targad ja nii edasi, ja no mida sa siis sealt nende vanaisade ja nende eelkäijate juurest ikka õpid. Aga vaadake, jällegi, see puudutab osa teie valdkondadest, mul on niisugune tunne. Teeme ühe niisuguse katse. Kas te olete minuga nõus, et me elame infoühiskonnas? No, minust... Mis iganes see termin tähendab? Mis iganes, jah, ärme väga täpselt. Infot on palju, lihtsustame, on palju. Jah, olete nõus, jah, no, tore. Paneme siis selle väite ajalooteaduse keelde. Joonistame õhus, õigus, saame hakkama. Meil on aasta 2026, infot on palju. Kõik, olime nõus. Kui me nüüd panime selle ajaskaalale ja tõime sisse mõiste palju, see on ju suhteline. Ja loogika, ajalooteaduse loogika ütleb meile, et 1983 pidi olema vähem. No teisiti ei saa ju olla, õigus, kui nüüd on palju, siis no 7. sajandil veel vähem. Ja teeme siis nii, keegi istub Kreekas 4. sajandil enne Kristust, ja väljas on 35 kraadi, nagu teie kabinetis, ja infot ei ole. No sest kui kogu aeg väheneb, millalgi saab otsa. No on ju absurd. Ja ma ütlen teile, et muistne Kreeka mingis mõttes on rohkem väärt tiitlit infoühiskond kui tänane päev. Miks? Sest seal oli kättesaadav absoluutselt tõene info tuleviku kohta. Mäletate? Herakles ei tea, mida teha. Läheb Delfi orakli juurde ja Delfi orakli ütleb talle. Sooritad 12 vägidega ja nii edasi. Ja võt need on need erinevad maailmad. Kui meie oleksime teiega eile käinud Delfi orakli juures ja orakel meil oleks öelnud, et täna on -10 ja sajab lund, aga ei ole. Mida keegi ei mõtle, et orakel eksis. Mina ei saanud aru õieti. Orakel ei eksi kunagi. Ja võt see on nüüd jälle üks niisugune oluline moment, mida arvestage. Võt see on nüüd teie see valdkond, mis ka tegeleb vist turvalisusega. Ma ei tea, on see teie valdkond või ei ole. Aga võt on niisugune tunne, jah, et see infoühiskond tinglikult on meile toonud ju väga palju muresi juurde. Õigus. Aga väga paljud meie mured on tulnud ka sellest, et me oleme teatud osa infost ära kaotanud. Jälle ma toon teile ühe näite. Ma jalutasin kunagi, see oli vist septembri lõpp või oktoobri algus, oma seal lemmikkäsmu metsades. Niisugune vaikne sügisene mets. Linnud ka enam ei laulnud. Minu jaoks tummets. Ja mõtlesin, kui siin metsas oleks olnud mõni inimene 3-4 sajandit tagasi, sest iga murtud oksake oleks talle mingi loo jutustanud. Ja ma mäletan, ma sain veel nii tigest, mõtlesin, kas ma pigistasid välja ühtegi infoühikut. No lõpuks sai kätte, seeni ei ole. Ja nüüd vaadake, kuidas seda kasutab ära isegi show business. Need olid minu lemmiksaated. Kas keegi mäletab, oli niisugune reality Robinsonid. Enam-vähem analoogilisi leiate tänasel päeval, kui klõpsite õhtu neid kanaleid, kuskil ikka leiab, kui saadetakse mõned inimesed metsa, eriti tore on, kui nad on paljad veel, ja meie vaatame, kuidas nad hakkama saavad. Ja? Anti kott kartulit, paar kana, saadeti saarele ja meie teiega vaatasime päevast päeva. Kuidas nad hakkama said. Ja? Üks asi tuli meelde, ta on selle ka teile ära öelda.
Nüüd teeme nii, et on 13. sajand ja teeme nii, et mängult on televiisor olemas. Ja teeme nii, et me istume selle televiisori ees teiega ja vaatame Robinsone. Mida seal vaadata on? Kõik elasid nii, on ju niimoodi? Kõik elasid nii, jah, on ju, on. Aga millal ilmselt teil lähevad punased tuled siin kõik põlema, kui elekter ära kaob, jah, kui veel midagi niisugust juhtub, jah, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et tuleb välja, et väga palju sellest, mis tagas turvalisuse, tulenevalt, et meil oli informatsioon, kuidas tol ajal toime tulla, on muutunud ebaturvaliseks, sellepärast, et me oleme selle oskuse kaotanud. Ja seda on tohutult palju, kui me hakkame mõtlema. Ja väga palju, väga palju. Nii et tegelikult siin toimub nagu mingi niisugune taas paratamatult õigus. Linnastumine, aina rohkem meid, kes me ei saa elektri kadumisega hakkama. Mul on hästi meeles, ma elasin siis 90ndate vist alguses Lasnamäel ja tol ajal see elekter oli nagu oli, et enne jõule vist kadus ära. Ja ma veel ehitasin hästi suure püramiidi lauast, 2 toolist. Mul tuli meelde, et mul üleval kapis on spiraal. Sain selle kätte, alles siis taipasin, see tuleb ju ka võrku panna. Isegi see ei tule pähe. Nii et seda arvestada. Nüüd veel üks niisugune huvitav moment jällegi mingis mõttes seoses turvalisusega vahepeal tuli meelde. Vaadake, kui mina olin üliõpilane ja minu ealisi siin ei ole, siis ja see puudutab eriti Tallinnat ja Põhja-Eestit, kui Soome telekas tuli mõni hea, näiteks Bergmani film, me olime kõik seda näinud. Kui oli üks huvitav loomingu raamatukogu, siis me olime kõik seda lugenud. Me elasime nagu ühes kultuurisfääris ja oligi üks kultuurisfäär, üks maailm. Ja vaatamata sellele, et väga paljud selle esindajad olid võimudele vastuvõetamatud, neid ei avaldatud. Võtame Runnel näiteks, olid nad persoonid, nende sõna maksis. Nad olid liidrid, nende poole sai pöörduda. Tänane päev on täielikult killustunud, täielikult. Leida näiteks kultuurivaldkonnas ka neid inimesi, kelle kaudu edastada oluline sõnum, praktiliselt ei ole. Ja muuseas, see teeb ka selles vahekorvas võim ja vaim võimu olukorra väga mugavaks. Sest tal ei ole vastast nagu ühtset jõudu variandis vaim. Et see oli nüüd üks niisugune moment. Nüüd veel, mis on ka minu meelest väga oluline. Väga paljud need asjad, mis esmapilgul paistavad, et nad on seotud, sõjakunstiga, on tegelikult kultuurivaldkonda kuuluvad küsimused. Ma toon teile ühe näite tänasest päevast, hiljutisest ajast. Ameeriklaste lahkumine Afganistanist tuleb meelde paar aastat tagasi. Sinna ju jäi ligikaudu 300 000 mehest koolitatud armee koos kaasaegsete relvadega ja nad paari päevaga jooksid ju laiali. Suurepärased püssid, ilusad mundrid, aga see on määrav. Ja kui, ma ei tea, on see nii või ei ole, ma toon teile sellise näite. Vast üks niisugesi inimkonna ajaloo kuulsamaid lahinguid, mida siin ja seal kirjeldatakse ja mida väepealikud on tahtnud alati korrata, kui te võtate Teise maailmasõja mälestused
siis saksa kindralid kirjutavad, et me korraldasime venelastele teised kannid ja venelased kirjutavad, et me korraldasime sakslastele teised kannid. Ja vot see on nüüd kuulus lahing aastast 216 enne Kristust, roomlased ja üks maailma kuulsamaid väepealikke Hannibal. Hannibal võidab selle lahingu ja kui te vaatate neid kirjeldusi, siis see on enneolematu saavutas sõjakunsti vallas. Mis seal siis lühidalt toimub? Siin on, ütleme, tinglikult Hannibal, jah, ma pean käed allapoole, mul on vaja minna edasi, aga mul ei ole ruumi. Hannibal, siin on roomlased, jah. Hannibal tuleb peale, roomlased tuleb peale, Hannibal taganeb, roomlased lähevad edasi ja Hannibal piirab nad sisse ja teeb neile lõpu peale. Geniaalne, geniaalne. Mitte keegi varem selle peale pole tulnud. 10 aastaid tagasi mul oli niisugune tava, et enam-vähem selliste ilmadega vara kevadel, talvel sa ju unustad ära, millised inimesed on. Sa istud kodus, kamina ees ja jood veini ja nagu ei puutu kelle. Ruttu poodi ja ruttu tagasi, külm vastik ei ole tore olla. On ju niimoodi. Ja vot siis, et kuidagi sisse elada, läksin ma alati kevadel ja istusin mõne lasteaia lähedale, sellepärast, et tited ju käituvad nii, nagu meie tahaksime käituda, aga enam ei sobi. Ja? No iga titt teab, et kallale tuleb tulla selja tagant. Mitte keegi enne Hannibali ei teatud. No ei saa olla. Muuseas, üle eelmine aasta läksin jälle, ma ei jõudnud 2 minutit istuda seal lasteaia juures, seal olümpia taga. Tuli kasvataja. No mis te siin istute? Ja mida te siin neid lapsi passite? Ja? Maailma nukkale. Ei saa enam teaduslikke eksperimente ka läbi. No see selleks. Aga seega, see nii ei tehtud. Nii ei käitunud mees lahinguväljal. See on teine vald, see on kultuuri küsimus jälle. Need väga paljud asjad, mis on seletatavad, kui puhtalt võib-olla siis sõjakunsti saavutused on tegelikult paigutuvad hoopis sinna humanitaaria valdkonda. Nüüd järgmine näide. On aega natuke veel. Midagi võiks vahele jätta. Kui ma ütlesin teile võõrandumine, siis võõrandamise juurde pange ühe väga olulise tegurina ka ja tänapäeva variandis Venemaa puhul te kuulete seda lausena, kumb jääb peale, kas külmkapp või telekas. Jah? See on väga oluline, sellepärast, et kui te vaatate, kõik suuremad pöörded, kõik revolutsioonid, kõik nad on aset leidnud või tõuke on andnud tühi kõht. Millal naised lähevad Versaillesse Prantsuse revolutsiooni ajal? Leiba. Miks puhkeb veebruari revolutsioon? Peterburi ei jõuta leiba tuua. Need on väga olulised jällegi. Mingisugused küsimused, millele sisejulgeoleku inimesed peavad väga suurt tähelepanu pöörama. Kõht. No ma võin teile, kuna teiega nii vallatu olla millegi pärast, ma ei tea miks, jutustada ühe isikliku loo. Kuskil 20 aastat tagasi vist ärkasin ülesse, järsku tajusin, et ma ei moodusta enam ühte tervikut. Ärkan ülesse mitte kui David Vseviov, vaid ärasurnud käsi, tõmblev silm, kurdistunud kõrv. No ma ei hakka teile pikalt loetlema, neid on hästi palju. Ja siis ma mõtlesin, et no ma ei jõua kõikide nende kehaosadega eraldi tegeleda, nendest hoolitseda, et tulenevalt ajaloo kogemusest ma keskendun sellele kõige olulisemale. Ja vaieldamatult läbi inimkonna ajaloo kõige suuremat rolli on mänginud kõht. Ma isegi mõtlesin, et miks evolutsiooni käigus ei ole peal ma leidnud mingit funktsiooni.
miks ei oleks võinud suu tekkida kohe keset kõhtu? Tundub mulle. Siis mõtlesin, et pea ainus funktsioon on, et on silmad tõsta maksimaalselt kõrgemale, et näeks, keda võiks ära süüa. No nali naljaks, aga vaadake, muistame Mesopotaamia kanalid, kogu see tsivilisatsioonid, mis on neid inspireerinud. Kõht on ju niimoodi. Ja, mitte me ei otsi igalt poolt teri taga, vaid me paneme need terjad siia maha, kaevame kanalid ja nii edasi. Kõht on väga oluline mootor, ja, mis on seda edasi viinud. Nüüd üks moment mööda minnes, mis on teile väga palju tööd teinud, see on pseudoõigustused. Neid on inimestel tohutult vaja. Ja kui me päevast päeva kuuleme, ma ei hakka teile ajaloost näiteid tooma, võtame tänapäeva. Kui me päevast päeva kuuleme, et elu Eestis on läinud majanduslikult aina raskemaks ja nii raskeks ja nii raskeks. Ja siis veel mitte keegi enam-vähem normaalsetes oludes ei hakka poest varastama, sellepärast, et praegu elu on läinud meil raskemaks. See on õigustus 99 juhtumil 100, see on eneseõigustus. Seda on meil vaja, see on nii inimlik. Me oskame suurepäraselt, vahel arvatakse, me petame teisi. Me oleme kõige osavamad petma ise ennast. Ja? See on õigustus minu teole. Ja? Kui ma kuulen ekraanil. Nii et seda tuleb ka arvestada. Nii et täpselt nagu Stalini aegse Venemaa õigustus. Ja? Igal pool vaenlased, teata nendest. Kas ma lähengi kaeban? On õige tegu. Need näited on päris palju. Nii et seda arvestada. Nüüd vaadake, millised on paralleelid, ütleme, oleviku ja mineviku vahel. Kauge minevik. Kauge minevik, Spartakuse ülestõus. Tuleb tuttav ette, õigus. Mäletate kooliajast, jah? Nüüd, joonistame siia Itaalia mõttes. No on nagu saabas, õigus. Ja. Kui te vaatate nüüd seda Spartakuse ülestõusu toimimist, siis see oli siin, ja. Need on siis valdavalt üles tõusnud orjad, ja. Ja nüüd Itaalia, ta on ümbritsetud meres, siit on meri, ja nüüd, mida orjad kõige rohkem tahavad tegelikult? Vabadust. Kui see kaart on teil silmade ees, kuhu nad peaksid siis minema? Ülesse poole, täiesti loogiline. Ja kui te vaatate Spartakuse ülestõusu seda dünaamikat, neid nooli, nad lähevadki üles. Ja siis keeravad tagasi. Ja nüüd, kas ei ole sarnane sellega, mis oli Eestis 1988-89. Sööme kasve kartulikoori, mäletate, jah? Vabadus on abstraktne, unistus, jah? Täna on käes, aga keegi ei söö, õigus, jah? Ja võt, ka Spartakuse ülestõus, nad jõuavad siia ja keeravad tagasi. Mis seal taga on? Seal on Poojõgi. Meed, sundid, no pohlad maksimum, aga siin saab röövida edasi. Õigus, millega nad tegelevad. Ja? See on veel üks näide ajaloost. Mammona kaalab alati ideed üle. Alati. Kui keegi hakkab teile rääkima mingist tohututest ideedest, mina alati mõttes joonistan kaalukausi, panen tema ideed siia ja siis hakkan pingsalt vaatama, näen, kuidas siia kullamündid hakkavad tekkima. Ja, naljaga pooleks. Järgmine niisugune moment, mida võiks arvestada.
Sellest ma natukene rääkisin, ma ei tea, kas te olite ka seal, kui vist kaitsepolitsei tähistas 100. juubelit, siis olid järgimööda need 100. juubelid Pärnus. Oli see üritus, oli politsei, ma ei mäleta, pole oluline. Aga see on iseenesest jällegi väga huvitav, minu meelest. Me kuuleme seda teiega vahet pidamata ja ma ei tea, kas on ka teie maja seisukoht, et karistused on leebed ja karistusi tuleks karmistada. Ja siis sa hakkad jällegi ajaloost otsima mõnda ajajärku, kus sa saaksid kontrollida, kas see töötab või ei tööta. Ja nüüd tulge minuga parem palun keskaega. Võtame 12. sajand. Ja. Teeme nüüd niimoodi. See arusaam, et elu siin ja praegu on ajutine, see ongi arusaam. Sest see tõeline elu ju algab pärast surma, on ju nii? Kahes võimalikus variandis, kas paradiis või põrgu, on nii, põrgu. Nüüd võrdleme suvalise pikkusega vanglakaristust eluaegse katlaskeemisega põrgus. Meile võib see paista muinasi. Keskaegsele inimesele on see reaalsus. See on reaalsus. Meil on seda raske ette kujutada. See on reaalsus. Kas kuritegevust ei ole? Kas tapmisi ei ole? Kas vägistamisi ei ole? Kas vargusi ei ole? On. Ei toimi. Ideena ei toimi. No ei ole teist paremat kontrolli ja paremat ja suuremat hirmu karistuse eest, kui pidi olema keskaegsel inimesel põrgu variandis. Nauding siin ja praegu kaalub alati selle ilmu. Alati. Veel kord, on erandid, nii edasi, võib-olla vähe, võib-olla rohkem või nii. Aga kogu lootus sellele panna ajalugu kinnitab, et ei tööta. Teie võite vastu väidelda, aga ajalugu seda kinnitab selles variandis. Ja? See on üks, mida ma tahtsin teile öelda. Ja nüüd võib-olla viimasena. Me natukene rääkisime AI-st ja nendest asjadest. Ja võt, kui see temaatika teid huvitab ja puudutab, aga praegu ta puudutab meid kõiki, siis ma soovitan vaadata ühte ajajärku, mida ma pean Euroopa kultuuriruumis üheks murranguliseks. See on 19. sajandi lõpp, 20. algus. No, esiteks, see on ajajärk, kui esmakordselt on asju rohkem, kui neid vaja läheks. Ja? Järellainetus, kas või Rotermanni kvartalid ja kõik need. Conveyor. Tuleb meelde Chaplin seal selles filmis. Forte ja nii edasi. Ja? Siit maailm, kus küsimus pole enam tootmises, vaid müügis. Ja sünnivad kogu see maailm, pool kunstiakadeemiast ju koolitab neid inimesi, kes sisuliselt tegelevad ju kaudselt müügiga. Õigus? Disain, kujundus, kõik see, ja mood, kõik nii edasi. Pole ju küsimus, et sa teed ilusa kleidi. Küsimus on, et see kleit on vaja maha müüa. Siis ta on ilus. Kui keegi teda ei osta, ta ei ole ka ilus. Ja? Nii et see on nüüd see maailm. Mina olen seda aega nimetanud ajajärguks, kui täitusid inimkonna mitte lihtsalt unistused, vaid mütoloogilised unistused. Mina ma silmas pean. Ja kuhu ma tahan selle paralleeli tõmmata? No näiteks, kohe ma tulen ka selle juurde. Foto. Aga mis see on? See on ju võimalus peatada aega. Surematus. Elekter. Nähtamatu jõud, mis paneb kõik käima. Pole vahet. Kas kivisüsi või aatom. Röntgen.
võimalus näha nähtamatuid asju. See mütoloogiline unistus, et minu sõnum jõuaks kaugemale, kui ma suudan hüüda. Telefon, telegraaf, kõik need Skype'id, värgid, asjad, see on ju ainult edasiarendus. See võimalus, see piir ületati tol ajal. Ja vot see otsene paralleel, lennuk, 1903. Ja kui te vaatate esimese reaktsioone lennukile, siis need on ju ülimalt positiivsed, loomulikult. Ja peamine seal on, et me saame heita maailmale jumaliku pilgu ülevalt alla. Kui ilus see maailm. Ja? Nüüd möödub 10 aastat. Mütoloogiline unistus täitunud, ja? Antiigist õigus, Ikaros. Ja? Me lendame lõpuks. Ja? Möödub 10 aastat. 1912-13 Balkani sõjad. Foto on juba olemas. Ja tuntud pildid. See lennuk 2 tiivaga, lenduril nahkmüts peas, prillid ees ja laseb pommikesi alla. Ja vot sünnib see maailm, kus tapmine on anonüümne. Lennuk tõuseb õhku kuskil kaugelt rindejoonest, ja maandub sinna samasse. Ja vot sellel samal viimasel tunnil oled kurja teinud. No võib-olla kõik läks mööda. Mitte midagi. Ja? Ja nüüd põhimõtteliselt sama. Me oleme kõik seda näinud. Kuskil 6-7-aastane poisike lühikestes pükstes istub arvuti taga, mängib seda mängu ja šik, majad kaovad ära. Ja mis siis muutub? Poiss on saanud 20 aastat vanemaks. Püksid on pikemad. Istub täpselt samuti arvuti taga, majad kaovad ära. Nagu ei olekski midagi. Ja vot see on nüüd, see teie AI. Vot see on nüüd, me oleme ületanud selle verstaposti üle pika aja, kui me oleme jõudnud järjekordse inimkonna mütoloogilise unistuseni või juba ületanud, et keegi mõtleks minu eest. Vot muuseas vähe teatakse, et roomlased üritasid ju mitte ainult orjadega asendada füüsilist tööd, vaid ka vaimset. Väga paljude Rooma autorite poolt kirjutatud teosed, võib-olla polegi nende poolt kirjutatud. Story on nagu sulepea, tema pole ju autor. Või on kirjeldatud juhtumeid, kus orja ülesanne oli käia inimese selja taga ja keegi tuleb vastu, no ei mäleta. Siis ta meenutab, mis rektori nimi oli näiteks. Ta ei peaks pingutama ise mõtlema. Asendada mälu näiteks ja nii edasi. Ja me olemegi praegu täpselt seal, kuhu lennukiga jõuti, aga me ei tea, mis selle tulem on. Ja mis selle tulem on ka demokraatlikule maailmale. Mis see demokraatia on, kui mitte ideede ja sõnumite võistlus. On ju niimoodi. Me kuuleme sõnumeid, me kuuleme ideid, need meil meeldivad, me valime need inimesed juhtima, aga tänasel päeval juba on see vist elementaarne. Te tunnete paremini seda maailma. Ega siis kas ekraanil minuga räägib õige peaminister või see ei ole enam tema, kas need sõnumid kuuluvad sellele inimesele või teisele inimesele. No ma näiteks siin mõni aeg tagasi juba vaatasin, vahetevahel oled väsinud ja Facebookis kuidagi, lased silmad üle või vahel vaatad, vahel ei vaata. No mõnikord jäid pilgud peale mingitel loomavideotel. Ja enam ma ei pööra neile mingit tähelepanu, sest nad on kohe näha, et nad on tehtud just. Karu hüppab puu otsa ja nii edasi. Kui me ei suuda eristada tõde valest, kuidas see maailm hakkab toimuma? Ma ei räägi nüüd sõjanduse valdkonnad ja kõik teised valdkonnad ja nii edasi. Nii et
nende piiride ületamine ja need väljakutsed, no kõik, seda me teame, sellest pole üldse mõtet rääkida. Alates nendest plussidest, mida internet enesega kaasa tõi, ma saan suhelda pangaga kodunt väljumata ja teie püüate lakkamatult neid tüüpe, kes siis minu taoliste käest pinne välja pigistavad. Nii et nii see paraku on. No võt nii palju siis sissejuhatuseks. Ei, aga te ei pea küsima. Aga ma mõtlesin, et mul nüüd tuli aeg küsida või nii-öelda nagu arutada, et mulle see inimeseks olemise ja inimese point nagu väga hästi meeldis. See on midagi, mida ma ka ise igal sammul nagu rõhutan või näen, et see ongi see, mis meid lõppude lõpuks jääb või peaks jääma inimestena. Et meie inimestena otsustame, mida me inimestena tahame ja pärast siis hindame, kas see on see, mida me tahtsime. No nii ongi. Kui me selle ka delegeerime ja seda saab delegeerida, siis tõesti nagu... No see on ju väga õige, kui me ka Kaitseministeerium räägib ju kaitsetahtest ja see on ju primaarne. See on absoluutselt primaarne. Meil võivad olla suurepärased relvad, aga kui meil ei ole seda kaitsetahet. Ja kui sageli me kuuleme, ja siin on need ohad, sellist Eestit ma küll ei tahtnud. Ja? Ma sõidaks siit ära. Ja muuseas, ega selleks palju pole vaja. See võib olla tinglikult teie piirivalvur või tollid või ükskõik kes või seesama politseinik. Ja? Võt ükskord mingi niisugune tilk. Ja siis inimesed arvavad, et kuskil on alati need pudrumäed ja Kiselliööd, aga see kõik tilgutab sellesse anumasse neid juurde, sellepärast see on nii oluline. Ja võt jällegi siin oli isegi küsimus, mis on määrav ja mis mõnikord mind ka tõesti häirib, ma mõtlen, me oleme nii väike riik. Ma mäletan, kui olid need lood nende Abhaasia eestlastega. Mäletad? Andke andeks, kuratile need seadused. Tehke siis uued, tehke see parandus. Selleks on ju meie riik. Ja seda ma ei suuda üldse kannatada. Ma ei tea, miks ma täna nii emotsionaalne olen, üldiselt ma olen rahulik inimene. See Brüsselist tulevad. Kuulge, kus see Brüssel on? Brüsselist tuleb. Ja jällegi, need on ju need meie inimesed. Me kuuleme nende suust neid lauseid. Ise on nad vabandusele käki kokku keeranud. Ja nad ei saa aru, kuidas nad jällegi õõnestavad seda. Sest on ju. Ja siis imestame, kus tekivad poliitilised jõud, kes ütlevad, et me peame Euroopa Liidust välja astuma. Kui kogu aeg sealt tulevad üks jaburus teise otsa. Järgi mööda. Praegu teie siin tegelete mingite seaduste asjadega õigus. Aga väga hea on süüdistada riiki, mis on umbmäärane. Loomulikult. Ja. Ja seda on ju lihtne süüdistada. Aga huvitav. Kui see hea ei ole, siis kindlasti on süüdi. Aga Euroopa Liitu süüdistavad need inimesed, kes on ise Euroopa Liit ja selle liidu koosseisus osalenud aastate jooksul selle seaduse välja töötamises. Ja kümnetes nendes institutsioonides on seda seadust arutatud ja antud sellele seadusele omapoolne siis tabro, nagu vene keeles öeldakse. Ja nüüd ka ta lõpuks siis on jõudnud kohale. Ja võib-olla keegi on esimest korda viitsinud sinna süüvida. Siis on ju väga hea öelda, et Brüsselist meile tulevad igasugused seadused. See on institutsionaliseeritud vastutuse hajutamise süsteem. Just. Kes see vastutab? Ja seal oli, ja seal oli ju see ka vist üks küsimustel formuleeritud Venemaa ja puha ja see on ju, sealt kõik see ju võimendub. Õigus.
nii et mul on selline küsimus, jaa. et kindlasti seda küsitakse sellest palju, aga ütleme, et see Ukraina sõjast tulenevalt sealt ja ütleme täieulatuslikust sõjast ja nii edasi, et kindlasti Venemaa ühiskond on läinud edasi. Aga et sõjatoetajad on endiselt hästi palju ja kõike muud. Aga kuidas see nagu ajalukku jälle tagasi vaadates, just ütleme 26 aastat, kus kohas Venemaa ajaloosse tagasi vaadates on täna ja kas sealt on näha, et seda kuskilt mureneb või kuidas see tunne on? Selge. No kõigepealt arvestage, et seal toetajatest väga suur protsent on neid, nagu kõikide sõdade puhul, kes teenivad selle pealt suurepäraselt. Ja need ei pea olema ainult firmad, nende juhid, mingid jõukurid, vaid ka need reatöötajad, kes töötavad näiteks sõjatööstuse kompleksis, mis ju vahepeal suhteliselt vireles, aga nüüd on nende järgi suur vajadus, riiklikud tellimused, kõrged palgad, nii et seal on ka puhtalt materiaalne huvi, nagu kõikide sõdade puhul. Väga paljud inimesed oskavad selle pealt teenida erinevas variandis. No kui puhkes suur Isamaa-sõda, ütleme Vene variandis, siis üks mees tormas kohe küla poodidesse, kõik ümberskaud käis läbi ja ostis kokku Välgu Mihkli kivid. Ja rinnetel ju tehti padrunitest Välgu Mihkleid. Ja padruneid oli maa ja meri, aga need kivid, kus sa neid võtad, teenis tohutu varanduse. Lihtsalt väike näide, sõja pealt alati keegi oskab teenida ja see on üks asi. No mis nüüd seda ajalugu puudutab, siis kui meie teiega olime koolis või omal ajal, siis kogu see Vene niisugune mineviku mütoloogia baseerus kahel suurel fundamendipostil. Üks oli suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon ja teine oli võit suures Isamaa-sõjas. Suur sotsialistlik oktoobrirevolutsioon on kadunud. Keegi ei saa enam aru, segadus. Ühest küljest Lenin ikka mausoleumis ja Koltšakile püstitakse ausamm. Ja see on ju täielik skisofreenia. Mina ei tea kuskil analoogilist näidet. Vardasse tõuseb selle ajastu lipp selle muusika saatel, mis selle hävitas. Tsaari Venemaa lipp nõukogude aegse hümnimeloodia saatel. Ja järele ongi jäänud see võit suures Isamaa-sõjas. Ja see kogu võidu, see ongi Euroopa ja Venemaa vahe. Meie tähistame sõja lõppu ja tahame, et see ei korduks. Aga nemad tähistavad võitu. Ja no kui sa tahistad võitu, siis sa tahaks ikka, et see korduks ja kui on võit, siis on ka keegi vaenlane ja nii edasi. See on hoopis teine niisugune maailma ja teine see mütoloogia. Enamus venelasi on võõrdunud. Võõrduda saab ka selles variandis, et see ei ole meie asi. Miks Putin niivõrd kardab mobilisatsiooni? Sellepärast, et see puudutaks just nimelt seda kihti, kes on neutraalne. Sest see ei huvita. Ega ühte keskmist Moskvalast, Sankt-Peterburgast ei huvita kuskil pärapõrgus mingi joodik, kelle naine hea meelega saadab sinna SVO-sse Ukrainasse. Ja? See on 2 kärbest 1 hoobiga. Saab vanamehest lahti ja veel ka just kuskil jagati näiteks kasukaid siis nendele, kelle mehed olid hukkunud. No, see ei huvita ju. Seda inimest, kes siis on otsustaja, aga sündmuste arengu üle otsustavad ikkagi pealinnad. Sest mis seal provintsis toimub, see ei puuduta eriti kedagi. Selles mõttes sellises variandis saab see kesta veel lõputult tinglikult. Sealt külmkapid
vist leib otsa või see söök otsa? No praegu ei paista ja meie läänes, meie juba võime öelda, läänes arvame, et söök see tähendab head tsinki ja võid ja nii edasi. Aga provintsi vene inimene on ju harjunud piskuga hakkama saama. Ja mis nüüd praegu provintsi väga valusalt puudutas, panite ka võib-olla tähelepanu midagi sellist ja reaktsioon oli ju väga sarnane, kui meil siin olid, kus inimesed viskusid kaitsma neid sigu, mäletate? Taud oli, jah? No meil vähemalt seletati, et taud. Aga Venemaal, seal eriti Siberi kandis, kus on väga palju inimeste sissetulek just oma loomapidamisest ja sellest, seal lihtsalt tapeti kõik loomad üldse küsimata, seletamata midagi ära ja kohe läksid laiali ka jutud, et see on suur farmerite huvides, et konkurendid lihtsalt välja süüa ja olid päris tõsised protestid. No vot, see on näiteks kõht otseselt. Ja. Et siis sa võid telekast rääkida või telekast sellest üldse midagi ei räägitud, aga inimesed kohalikud. Aga protestväljendusvariandis kirjutati kirja Putinile. Ikka, saar lahendab kõik probleemid. Ja vot see on jälle üks huvitav moment, mida ka meil mõned inimesed aru ei saa. Et Riigikogu seal ainult seletavad, midagi nad seal ei tee ja nii edasi. Ja et vot oleks hea ka tugev president, kui ütleb ja nii edasi. Ja tõesti, esmapilgul paistab, saab kiirelt otsuseid ju vastu võtta. See võib olla ka tugev firmajuht või tugev kõrgkoolijuht, ükskõik mis juht. Ja? Aga kus on garantii, et ta võtab õigeid otsuseid vastu? No 50-50 on, et ta võtab valesi otsuseid vastu. Ja siis hakatakse ka neid valesid otsusi ellu viima. Ja? See süsteem on selline. Aga see demokraatlikum variant, ja? No arutatakse, venib, aga tõenäosus on, et sa jõuad õigele otsusele, tunduvalt suurem. Ja lõpptulemusena on see ka efektiivsem. Kuigi esmapilgul paistab, et see teine variant võiks olla hoopis efektiivsem. Tegelikult ei ole. Nii et... Venemaal on see saavutatud see seis, et niisugune suhtumine, et inimene, tavainimene poliitikaga ei tegele. Üldiselt jah. Ja. Tavainimene mõtlebki just, isegi mõtleb nii, et mina poliitikasse ei tegele, peaasi, et kui ma saan oma pere kasvatada. Just. Nii on natuke nii ta, just. Kuidas nagu see tekitab? Tegelikult, kui üldse vaadata, väga paljus ju see mentaliteet kasvab jällegi minevikust välja. Kus mingi teatud meie niisuke individualistlik suhtumine asjadesse tuleneb ju sellest, kuidas me sajandeid tagasi siin toimetasime, eraldi taludes või eraldi oma kohtades ja nii edasi. Niisugust mõistet nagu kollektiiv ja kollektiivne toimimine meil eriti pole olnud. Nüüd, kui vaadata Venemaa neid juuri, siis seal on kaks olulist momenti. Üks on Bütsants. Ja vot kui nüüd vaadata, ütleme seda ida poolt, vot sealt võttis ju ristiusu vastu ja muuseas, see määrab meie positsiooni. Me elame ja oleme tõesti piiririik. See on üks väga oluline piir Euroopas. See on kahe tsivilisatsiooni vaheline piir. Siit tekib ka see küsimus, miks väga sageli eestlased, venelased üksteisest aru ei saa. Ja? Siin ei ole ühed paremad, teised nad on erinevad tsivilisatsioonid, väga erinevad. Ja vot see idatsivilisatsioon, see Bütsantsi tsivilisatsioon, seal pole vaim kunagi võimule partner olnud. No vaim läbi ajaloo, see on olnud kirik. Venemaal on alati võim kamandanud ka kirikut. No vähesed inimesed teavad, et näiteks Peeter I kaotas üldse patriarhi ametikoha. Ja ajutine valitsus alles seadis sisse. See, mida me tänasel päeval näeme. Ja see, millega jälle ka teie siin kokku puutute, see kohalik vene õigeusu kirik, on absoluutselt hierarhiliselt Moskvale ja Vene võimule allub. Seal pole ühtegi teist varianti. Kuidas sellega toimida, see on juba teine küsimus. Aga see, et kirik on riigikirik,
seal võidakse rääkida, mida nad tahavad, see on absoluutne. Läänes aga tuleb meelde, paavstid ju suisa pretendeerisid sellele õigusele, et nemad määravad kuningaid ja nii edasi. Seal on vaim olnud ikkagi võimule partner, see on erinev. See on üks juur. Teine oluline juur. Kunagi see oli 80ndate lõpuks üks vene tuttav ütles, et no mis te seda iseseisvust tahate, et te olete ju olnud nii kaua Vene impeeriumi koosseisus. Aga ajalugu on sellepärast suurepärane, sealt te võite leida õigustuse ükskõik millele. Putin ju räägib nendest varjaagidest ja jumal teab millest ja nii edasi. No mina ütlesin talle, et kuule, aga te olete ju tatarlaste mongolite all tunduvalt kauem olnud kui meie Vene impeeriumis, jah? Ja vot, mis on tatarlased mongolid, ma toon teile ühe näite. See seletab väga paljus ka Venemaad. Kui te sõidate kuskil Euroopas, käisite Brüsselis ja lähete ajaloomuuseumisse ja lähete saali, mille uksel on silm 13. sajand, siis te näete seal rüütlit. Õigus, meil ka, jah, turviseid. No rüütel on surnud ammu, aga turvised, jah. Neil on ju kõigil individuaalne pilt, vale sõnaga olgu. Ta isiksus. Omal ajal sai palju käidud Venemaal, Venemaa ajaloomuuseumites. Kas seal rüütel on? Ei ole. Ja. Tatari mongoli sõjavägi, traditsioon, hobune on olulisem kui inimene. Ja. Mass, indiviid ei loe midagi. Siit tänase päevani need mäsnõje šturmi, jah? Idee on tunduvalt olulisem kui üksik inimene. Järgmine oluline moment. Läänes on olnud maa-aadel. Aga maa on kõige suurem väärtus. Ja valitsejad võisid nendega seal toimetada, aga põhimõtteliselt tal oli omand. Venemaal pole kunagi maa-aadlik olnud. Venemaa on läbi ajaloo olnud teenistusaadel. Jah, talle anti teenistusest maad, aga see ei kuulunud talle. Ja vot siit ka kogu see, need on teenistusinimesed. Kõik need kuulavad ainult, mida juht. Nende ainus mõte on tabada seda, mida see juht tahab. Tema soov. Ja vot siit tulenebki ka see täielik initsiatiivi puudumine. Ma selleks, et hakata vastu, sul on vaja ikkagi mingisugust initsiatiivi. No ja praegu on see ka kõik muidugi maha surutud ja nii edasi. No vot need on need võib-olla kõige üldisemad tegureid. Hea meelega tahaksin küsida, tõmmata korra pilti laiemaks, et sa annaksid ka mingisuguse hinnangu selle, mis me näeme täna Ameerikas Trumpi näol, aga ma korra küsiksin hoopis teise nurga alt. Kas see, et ajaloos on läbi sajandite kerkinud esile diktaatorid ja paljuski on need rahvas ise võimule andnud? Kas see on kuidagi nagu juhuslik või sa näed seal mingit organisatsioonkultuurilist mustrit, mis kordub iga aja tagant, sest tundub, et sellest mitte kunagi ei õpita? Või on olemas mingid riigikorrad, mille puhul me saame öelda, et see demokraatlikus aste on nii kõrge, et sealt diktaatorid välja ei kasva, sellepärast et tõenäoliselt me vaatame täna seda, mis Ameerikas toimub, on just nagu diktaatoriks kõik alged olemas. Kas ta läbi läheb, on muidugi üsna küsitav, aga üldiselt väga õige tähelepanu. Ja jällegi pilk ajalukku. Pole paremat näidet kui vabariigi aegne Rooma. Rooma on väga nutikas. Mulle Rooma väga meeldib. Milline on Rooma süsteem? Rooma seadusandlik võim on senat ja täidesaatev võim on konsul. Ja nüüd saades aru, et täidesaatval võimul on ju neid atribuute rohkem. Õigus. Politsei allub, sõjavägi ja täpselt nii nagu Eestis. Õigus. Ja Rooma, et neid tasakaalustada, mõtleb välja süsteemi. Mitte üks konsul, vaid 2. Ja ainult 9 aastaks. Meil oleks
üks peaminister või 2 peaministrit ja ainult 9 aastaks. Jah? Tasakaalustada, õigus. Ja vaadake, kui te Rooma ajalugu vaatate, Caesar ja see võimu iha ikka nii suur. Jah, alguses variandis, et ma olen üks nendest 2 konsulist. Siis pika peale teine kuidagi muutub täiesti marginaalseks ja kõrval. Ja lõpuks siis välja ainuvalitseja. Ja? No Roomas nad jäid isegi, ametlikult nad ei olnud isegi keisri tiitliga, aga põhimõtteliselt rabasid selle võimu oma kätte. Vot see tung võimu poole on läbi inimkonna ajal olnud ikka nii suur. Ja vot siin kuidagi isegi mingis mõttes on natukene sümpaatsemad need absoluutsed monarhiad. Noh, kus inimene sünnib sellesse rolli, ta ei pea kuskile pürgima ja kui veel veab, et ta on kusagil normaalne inimene, siis võib-olla ei olegi. Aga noh, nagu Nikolai teise variandis, teate, pole ilusamat inimest kui Nikolai teine. See, mida nõukogude ajal tema kohta kokku valetati seal veriste kätega ja nii edasi ja nii edasi. Nii ilusaid kirju, kuidas ta oma naisega suhtleb, kuidas ta oma lapsi hoidis. Ja oleks ta sündinud mingi tavalisi kaupmehe perekonda või ka aadliku perekonda. See käis ta lihtsalt üle jõu. Lihtsalt üle jõu. Ja minu jaoks teda iseloomustab kõige paremini üks tema paraatportree, kus tal on see suur kroon peas ja on näha, nagu see toetuks siia kõrva otstel, et pane talle küünarnukiga ja see kukub talle pähe. See lihtsalt oli talle üle jõu. No, vale inimene, vales kohas, valel ajal. Ka kui inimlik. Üks vürst õpetab talle autot juhtima ja siis ta ütleb sellele vürstile, sinu peamine ülesanne on jälgida. Mina ma ei saa endale kuidagi lubada, et ma ajaks mõne oma alama alla. Sest võim oli tal jumalast. See on ikka midagi muud kui mingi valitud valitse. Aga üldiselt jah, see tung võimu poole. Vaadake ju klassikaline kirjandusteos Kärbeste jumal, lapsed saarel, kuidas kohe hakkab see hierarhia välja. Kuidas ilmselt, no te teate paremini ilmselt kõik need lastekolooniad ja kas need on tänapäeval, ma ei tea, aga kohe ju hakkab välja kujunema mingisugune. Väga sageli klassides ja igal pool. Võt see on mingi meie inimlik, võt see karjaviisiliste elukate tung sinna ettepoole. Aga miks meid on nii lihtne lollitada, seda ma ei oska teile öelda. Eks me siis kuidagi tahame seda. Ütle meile, et homme tulevad tasuta banaanid jagamisele ja me kohe toetame teda. Ja midagi ei aita, et iga kord õpime, et midagi ei johtu, aga ikka järgmine kord läheb läbi. Ikka loodab. Ikka. Ei ole ära oodata uut valitsust, et auto see maks ära kauks. Ja. No mis te arvate, et kaub või? Ja nii edasi ja nii edasi. No võib-olla kaub, aga no pole oluline. No. Küsimus pole ju selles. Raha ju niikuinii ei ole. Ja ma ei tea, miks. Ja vot sellest mina ei ole ka aru saanud, et no siin isegi on ju öeldud ka läbi Kaja Kallase suu, et me ei tahtnud enne rääkida nendest asjadest, sest noh, kui me oleksime rääkinud ebapopulaarsetest asjadest, siis ma lihtsustan, meid poleks valitud. Aga kui mulle seletatakse ära, no mis tähendab ebapopulaarne otsus? Kui riik meie huvides, no kuidas see saab ebapopulaarne? No kas mina siis autojuhina ei ole võimeline aru saama, et selleks, et tinglikult, et see raha läheb teede või ma ei tea, millegi jauks seda, no kas ma siis sellest aru ei saa? No seda on ju võimalik mulle lahti seletada. Aga kui sa hakkad rääkima mingisugusest
saastamisest ja üks räägib ühte juttu, teine teist juttu ja kolmandat juttu. No siis ma mõtlen, ei, mina küll ei taha oma need 50 eurot seal aastas või pooles aastas, mis ma oma Toyota eest maksan. Mul läheb neid endal vaja. Populistlik mõtteviis juba, kui eeldada, et su demokraatlik valija ei saa millestki aru, sa ei hakka üldse seletama. No jaa, aga see on tüütu ja hakka seletama ja kui sa ise ka aru ei saa, siis püüa sa seletada asju, millest sul endal pole aimu. Samal ajal siis näitab mingite teiste poliitiliste jõudude pealt, nemad on populistid. Ja just. Nii et jah, väga raske on öelda, aga ajaloo kogemus jah, paraku selline on. Lihtsalt tundub, et see ei ole ainult võimuihavus, see on justkui nagu inimeste ja rahvaste soov tunda perioodiliselt tugevat kätte. Loomulikult. Aga mida Hitler ju välja pakub? Ta pakub ju majandusreforme, õigus. Ja mis sellele reeglina eelneb, just see, millest me teie ka rääkisime, siis oli tühi kõht, õigus. See olukord Saksamaal 20. aastatel, me räägime siin inflatsioonist. Seal oli ju niimoodi, et raha tähele enam nullid ära ei mahtunud. Ja. Täna sa said mingi pataka raha ja homme sa võisid sellega, ma ei tea, ükskõik mida teha. Ja siis, kui sulle lubatakse ja alguses on ju, ja kui te mõtlete, mis olid need esimesed, need oli ju väga nutikalt, need olid väga töömahukad tööd. Hakkame teid ehitama. Õigus, jah. Tänapäeval on rohkem tehnikat, seal oli siis labidatööd hästi palju, õigus, inimesed said endale tööd ja seal on juba läheb see käima. Kui on sul teed, siis on sul ka autotöödus, tuleb Volkswagen, õigus, see esimene väikese pörnikas ja rahva jaoks, rahva huvides ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis see sama sõjatööstus, mis oli ka meil tekkis eufooria vahepeal või oi, Venemaa majanduses läheb nii hästi. Kui majandus toodab teil suurtükke, siis ta läheb näitajates hästi. Aga ta ei tooda tegelikult mitte midagi, millest oleks inimestel kasu. On ju nii? Jah, ta läheb ju niikuinii. Nii et see on kõik niisugused ja muidugi. Ja reeglina ongi sellised, no te küsisite Ameerika kohta, miks praegu kogu Trumpi seltskond on natukene paanikas, no ja Ameerika puhul meil ta ei ole määrav, aga Ameerika valija üks peamine motivatsioon on bensiini hind. See on jäänud kuskil 50-ndatest vist aastatest, kui need tohutud Ameerika autod olid. Jah, et bens ei maksnud midagi. Ameerikas on palju toredaid inimõigusi, seal ei tohi ka tasulisi väljakäike olla, mida meil on linn täis. Ja oleks siis nad ligipääsetavad, aga kui sul ei ole seda münti, siis et vot, nii et jah. Lubas ju madalamaid bensu hindu kui Bideni aeg. Ja mis ma täna juba kuulsin, et on üle $4 läinud kallon ja Californias vist 8 isegi. No ilmselt osariigi maksud on erinevad. Ameerikas on ju osariigiti väga palju erinevusi. Meil on meie bensuhindadele lähenema, seni nad olid ikkagi rohkem kui poole odavamad. Võib-olla, jah. Ma veetsin aasta Ameerikas ja seal oli paagi täis bensu, tavaliselt sõiduauto oli $35 lähes aastast. Meil maksab 60 €. Täpselt selles mõttes, et sama väärne. Praegu maksab see meil juba üle 100 ja siis neil hakkab sinna 100. Ja kuna see liikumine Ameerikas on ikka hoopis midagi muud kui meil, seal need sõidud tööle 4-5 tundi on täiesti igapäevas. Nii et sa kulutad selle peale. Ja. Aga kellel on vaja ära minna, mina lähen ka varsti ära, siis võtke vabalt. Mul on tudengitega kokkulepe, et kui kõik on ära läinud, siis ma tean, et ma pean lõpetama. Saad aru, nagu aitab.
nii et kui keegi midagi tahab, siis meil on veerand tundi täitsa ametlikult aeg. noh, aga kui kellelgi ei ole, mina küsiksin hiljem. küsige, kui ma oskan. Pigem ma jagan korra nagu lihtsalt emotsioonid peegeldab vastu, et mõtlesin Eesti selle esimese iseseisvusperioodi peale ja see, kuidas riikluse käigus muudeti siis vaikivale ajastule ju tegelikult riigijuhtimise rolle presidendi ja valitsuse vahel, et seda lihtsalt selleks, et hoida ära sarnaste juhtumite kordus. Peale Ungari valimist, kus Orban tegelikult kaotas, panin tähele, et meie üks erakonnajuht tegi päris huvitava statemendi. Tema sarnases olukorras oleks kuulutanud välja erakorralise seisukorra ja poleks lasknud toimuda. Eks ma tõmbasin seal väga otseselt paralleeli vaikivajastuga number 2, mida võiks vabalt Eestis juhtuda väga lihtsalt. Sa tajud mingit oletatavat vaenlust kuskil ja sa kinnistad oma võimu sellega, et sa katkestad igasugused valimised ära. Pole mitte mingit kindlust, et see oht ei pruugi olla sees, aga me tegelikult otsime seda ja samad inimesed räägivad meil süvariigist ehk teiesugustest, kes te seda asja kõik juhite. Ütleme, et mõne inimene on ise selles süvariigis ligidal viibid ka, lähedal, suutnud tuvastada. No, jah. Ta on nii sügaval, aga meie ju lihtinimestena ei suudagi tuvastada. No te teate, juured lähevad mõnikord väga sügavale, kui sealt pigistad, siis see selleks, jah. Nii see paraku on. Jah. Nii et. Sa küll vastasid tegelikult sellele juba selle AI-d puudutava jutu analoogiaga, selle analoogia toomisega minuni selle tegelikult selle küsimusele, mida ma tahtsin küsida, ikkagi kuidagi, et noh, kui nagu seda ajaloost, eks ole, on võimalik leida neid mustreid ja analoogiaid igasugustele praeguselt ja tulevikus toimuvatele sündmustele, aga kas seal on ka nagu selliseid, no tegelikult sa juba vastasid selle, ma ikkagi küsin ära, et kas on ka nagu selliseid täielikke paradigma muutuse kohti olnud, kus nii-öelda nagu need senised tsüklid mingis mõttes on läinud nagu katki, on läinud teise kohta, et miks ma seda küsin, sest mulle näib, et selle tehisaru revolutsiooniga praegu, mis käimas on, me lähmegi mingisse uude kohta, kus meie kui inimeste kõrvale tekib mingisugune teine ütleme siis nii-öelda olend või asi või tehnoloogia, mis on võimeline tegema midagi, mida ükski varasem tehnoloogia on võimeline tegema, ehk siis ta on võimeline mõtlema intelligentsuseks, on võimeline õppima ja lahendama probleeme. No mingis mõttes jah, üks paradigma muutus leidis aset 40ndate lõpus, 50ndate alguses ja see seisneb selles, et hullust on ju alati olnud, aga hulluse kasutada oli ju nui tinglikult. No suurtükk, no lennuk ja siis tuli tuumapomm. Nii et esmakordselt inimkond ületas selle piiri, kus võis tekkida tulenevalt inimkonnast enesest, jätame need meteoriidid ja muud kõrvale. Oht, et ta suudab iseennast hävitada, inimkonna kui tervikut. Ja see on ikka väga suur paradigma muutus, mis on mõjutanud seda maailma ja mis on üks suuremaid hullusi või jamasi, mida on praegu kokku keedetud, sellepärast et kõik on aru saanud, et puutumatuse sulle garanteerib ainult aatompomm. Põhja-Korea on selle ammu aru saanud ja ka ellu viinud. Ja kui see nii, siis ma arvan, et 10 aasta pärast, kui see kõik jätkub samas vaimus, siis neid riike saab olema 10. Sest noh, miks tehnoloogiliselt ilmselt, ma ei tunne seda valdkonda, aga ma arvan, et ka Rootsis muuseas on ju mainitud kuskil mingite poliitiliste jõudude poolt, muidugi ääri-veeri, et kas Rootsi ei peaks enesele muretsema tuumapommi. Ja noh, kuidas siis seda maailma vaos hoida. Sellepärast, et jah. Ja võt siin on veel üks vahe, et me oleme jõudnud nii kaugele ja see maailm on muutunud nii globaalselt kirjuks,
et kui ma rääkisin ja tõin teile näite keskajast, see hirm, teed kurja, tapad kellegi, siis lähed põrgusse. Ja tänasel päeval elab ju meie seas maailmas miljoneid, 100 miljoni inimesi, kes on üles kasvanud teadmisega, tapad kellegi, lähed paradiisi. Märterlus on ju niimoodi, jah. Vot selles ongi see, miks ka selle Iraaniga, kui sealt seespoolt ei toimu mingit võimuvahetust, saab väga keeruline olema, sellepärast et ma ei hakka kordama juba seda. Just. Ja sellepärast oht ka meile, et kui vanasti terrorist viskas pommi ja püüdis ise jalga lasta, siis see tänapäeva terrorist, kes on selles vaimus aju pestud, mingi teismeline poiss, tüdruk, see laseb ju ennast õhku käes pommiga. Aga leidke ta üles. Praegu ta ei tee seda sellepärast, et kui sa ennast Eestis õhku lased, keegi ei saa üldse aru, kus sa ennast õhku lasid. Eelistatav on seda Brüsselist, vabandust, või Pariisis. Aga nii et selles meie väiksuses on jah see väike eelis. Ei ole viga. Kui ei ole, ega me ei pea ju siin, las nad vaatavad tühja eetrit, kes vaatab. Jätke jooksma. Aga kui meil üks küsimus on, mis me sai nagu üles kirjutatud. Ei, te ei pea ju sellepärast, et on üles kirjutatud. Ei, seda küll. Ega ma ei viitsinud neid lugeda ka. Lühiformaat. Ei, see on alati nii, näiteks mõnikord on, et eelnevalt sulle tahetakse küsimused saata. Ja veel kord, kui ei ole poliitik, siis sa peaks ette valmistama ja vaatama mingid lähteandmeid. Küsitakse midagi, palju meil on lehmis, peaks ikka teadma, palju on. Aga minul ju seda kohustust ei ole. Ja kui sa eelnevalt küsimust tead, siis sa nagu valmistud vastamaks ja siis sa oled nagu krambis, et kas ma ikka ei unusta midagi seda, mis ma tahan. Spontaanne asi. Ja palun, te tahtsite. Ma küsin, see võib-olla sobib siia sellesse lõppu tegelikult võib-olla hästi, et kui sa peaksid ainult mingisuguse ühe soovituse oma ajaloo ja teadmiste ja kogemuste põhjal andma, et soovituse või siis õppetunni, et mida me võiksime ajaloost nagu õppida, mis kehtiks praeguse julgeolekuolukorra mõistmisel ja selle nii-öelda tuleviku planeerimisel. Ma püüan midagi pakkuda, aga see tuletas mulle meelde Hruštšovi, kes leidis väljapääsu alati mingi ühe asja tegemises. Pane mais kasvama ja probleemid põllumajanduses on lahendatud ja nii edasi. Neid näiteid on teisigi. Aga võib-olla ainus, et me ei unustaks, see on triviaalne, aga inimest. Me väga palju tähelepanu pöörame varustusele ja nii edasi. Aga lõpuks isegi me ostame ja peamegi ostma, andke andeks, ma ei ole ju pädev, aga mingid uued kustutusmasinad. Aga lõpuks valdav osa ilmselt tulekahjudest on, et see joodik jätab oma suitsu voodisse. Ja muidugi meil peab olema hea tehnika, et seda kustutada. Aga jällegi määrav on see inimene. See on halb näide sellepärast, et aga see on võib-olla üks niisugune soovitus, et ärme seda unusta ja inimlik suhtlus on tohutu väärtus. Veel kord, tohutu väärtus. Tänasel päeval seda ei ole. Ja ma olen alati mõelnud õudusega näiteks piirivalvuritele, kes praegu seal Narva silla peal neid masse peavad läbi laskma. Ja ma mäletan ka seda emotsioone omal ajal. Käisin tudengitega väga palju Venemaal ja kui sa jõudsid Eesti poolele
ja tuli naeratav piirivalvur ja seal dokumenti. Siis sa said aru, et sa oled kodus. See on nii tühine asi. Nii et selle kõrval, et õpetame tal neid vesimärke vaatama ja puhaga, võt see inimlikkus, see on nii oluline. Ja no riigi tasemel täpselt samuti. Siis kaob ära nagu see meie väikese riigi eelis. Meile hakatakse rääkima seadus, ei lõuba seda, ei tea. No praegu seesama koolilaste, muuseumite ja teatrite külastamine. No aru saada. Ikka leiab üks inimene, kes kaebab, et ja ka objektiivselt võib-olla ei saa maksta seda raha. No see tuleb lahendada klassi tasandil või kuidagi inimlikult. No selleks ei pea minister võtma vastu või toonitama. Selge see on seadus, et ei tohi korjata raha. No aga meil ei ole ju seda teist varianti ja võimalus. Ja aastaid on see toiminud ja enam-vähem ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja seal peaks leidma mingi niisugused inimlikumad lahendused. No võt see on võib-olla millele ühe lausega. No. Jah. Aga no me kipume seda paraku tegema. Ja see on ka nii lihtne. No jällegi andke andeks, me valdkonnad on nii erinevad, aga mina esimeses loengus lepin tudengitega kokku. Mida me võtame loengumaterjalina? Aga mida me võtame eksamiteks? Mida te ise arvate? Mida teil on rohkem vaja? Mina saan käsitleda ainult reformatsiooni põgusalt. Aga võib-olla te olete tulevased kunstiajaloolased ja see on nii oluline murrang selles valkos. Võib-olla te tahate põhjalikult. Jaa, me tahame põhjalikult. Nad ei tea, mis neid veel ootab. Aha, no võt siis võtame selle küsimuse eksamiks. Ja, et see saab olema üks küsimus. Noh, siis võtame veel 2 juurde sinna. Siis välistame igasugused piletite tõmbamised, et oleks seda närvi. Ühte punkti jooksul. Et see on kõige olulisem teha inimestele selgeks, kui kummaline on. Paljud sellest aru ei saa. Ja minul ei ole kunagi olnud muuseas selle aiga probleeme. Siin kolleegid kurdavad Tallinna öös, kõiki kirjutavad maha või lasevad sellel töid teha. Aga kui see inimene teeb enda jaoks, kui ta tahab ise teada või seda teha. Ma ei tea, kuidas teil on. Aga ma rääkisin ühele kolleegile, mul just tulevad eksamid ja Tallinna Ülikoolist ja ma teen ka erinevaid eksamid, mõnikord grupina, mõnikord, neid on vähe, ma saan seda teha. No klassikaline eksam, üks tudeng ja üks õppejõud. Ei, meil ei tohi enam nii teha. Keegi peab olema seal peal. No ahistamised ja igastest ja nii edasi. Ma ei tea, kas teil võib-olla on suuremad grupid ja seda. Ma olen juba nii vana, ma saadan kõik kuu peale, aga iseenesest. No, jälle, midagi, mis on eluaeg toiminud, normaalselt. Jumal, kui palju sai käidud õppejõududel kodus, külas, nii edasi. No, ma ei tea. No. Oli ka muidugi mingid asju, oli üks õppejõud, kellele meeldis sinine värv ja kõik tüdrukud teadsid, eksamile tuleb tulla sinistes kleitides. No ja mis siis? No väga tore. Ja. Jäi vähemalt midagi meelde kõrgkoolis. Aga see ongi, sellega me välistame, ütleme, viletsad õppejõud. Aga me välistame ka isiksused. No oli kord purjus loengu ajal. Või veel, kohe lõpetan, nüüd ma kurdan teile oma rasket elu. Ma olen kõikidest ametitest eluaeg loobunud, sest minu jaoks on määrav, kas ma pean ülikonda kandma või mitte. Nii et kui mulle öeldakse või ma arvan, et ma pean, siis mina ei taha. Suvel on nii ebamugav, te ju kurtsite, et palav on. Ja peab, ongi. Ja see on täitsa normaalne, seda tuleb teha. Aga see oli 90ndate alguses, ma olin siis mingi humanitaarainete keskuse juhataja, mis seal oli. Ja väga paljud kolleegid, teiste erialade inimesed seal, sepakunst ja muud, käisid siis, et kõik õppeprogrammid tehti ju ringi. Ja
suurepärane programm ja mina küsin, et no kes teil hakkab seda ainet lugema seal, mingi religiooni, ajaloo, no Toomas Paul, kes teil seda loeb, Jaan Kaplinski, no väga tore, väga huvitav, olete te nendega rääkinud? Ei ole, aga no mis lõpuks selgus, loomulikult neil poolt aega ja nii edasi. Ja ma olen ka rääkinud, meie väikses Eestis peaks lähtuma nendest inimestest, kes meil on. Ja mis vahet seal oli Tartu Ülikoolis, kui oli Lotman, kas oli kateeder, osakond, selle aineni, see oli Lotman, kuulamas käidi Lotmanit. Muuseas, kui keegi meenutab, keegi ei ole osakonna õpilane, ma olen Jüri Sepa õpilane, ma olen Tamara Kitse õpilane, jah, see on ju see on määrav. Aga meil käib seal lakkamatu reform nende sellega, no ja mis seal vahetab? Ma saan aru, et väga keeruline on teha, et kui inimene, teil on hea õppejõud, et me leiame talle rakendus, paneme ja kasutame seda võimalust. Teeme selle programmi, tühja sellest nimest, mis seal on, aga kasutame neid inimesi. Meil on ju nii vähe inimesi. Ma ei tea, teie valdkonnas võib-olla rohkem, aga humanitäärs lootus, et kui sa naerad ennast pool surnuks, kui ma olin selle juhataja, ma ei leia inimest, kes oleks võimeline lugema Eesti ajalugu tudengitele. Ja sa ei saa seal teha. Jällegi, ütleme, Kunstiakadeemia spetsiifika, sa ei saa tulla sinna ette ja poolteist tunni. Meil oli üks õppejõud Tartu Ülikoolis. Vaheajal jättis oma konspekti lauale, me keerasime paar lehekülge tagasi. Tal tuli uuesti ja jätkas siis samast kohast. Kuulge, aitab. Aitäh. Jõudu teile.